tere! Pean tegema siis spirituaalsed uudised, mis täpsemalt aastavahetusega tahab üles tulla. Tahan seda öelda, et kuigi algab number 1 aasta, mis on uued algused, võib-olla toores jõud või liiga nooruslik selline power, veel pole kogemusi paika loksunud, siis siiski selle suur eelis on see, et see on päris klaarne, selge. Seal on ikkagi hea tahe ja fookus. Seal on uue aja dünaamikad ja uue aja liidrid, kes on südamekesksed siiski, kes ei ole hingetud liidrid, vaid nad on südame ja hinge kesksed. Ehk siis ühtsusteadvuse kesksed, mitte isekad. Vana aja liider oli boss, kes oli isekas. Tänapäeva liider seda siiski kindlasti ei ole, sest ta tõmmatakse kohe maha liidri positsioonil varem või hiljem. Ta näitab, et ta on isekas ja see enam ei lähe läbi. Ja kes on siis hingetud? Hingetud on ka tegelikult nartsissistid. Kes on nartsissistid? Need on keegi, kes ei taha areneda. Nad on müünud oma hinge maha. Nad on isekad ja nad tegelikult kiusavad neil, kellel on ressurssi või kes on heas kontaktis oma keha, meele ja hingega. Ja nad tihtilugu toimetavad selliselt nagu peenenergeetilise, peenmanipulatsioonide viisil. Tihtilugu isegi kopeerivad neid enda hingega heas kontaktis olevaid, et saada ressurssi teistelt. Et nad kopeerivad, tegelikult on nad oma hinge maha müünud kas rahale, kuulsusele, seksi sõltuvus, mingi sõltuvusele, erinevate sõltuvustele. Ehk siis tegelikult, mis aitab sõltuvustest välja, omakorda dünaamika tuleb enesearengu teekond ja ükski nartsissist ei taha teha tööd iseendaga. Ta näeb alati süüd teistes, et ennast tõsta. Või siis ta salakavalalt vihkab kedagi, aga samas kopeerib. Et nad on väga selline twisted. Nad saboteerivad isegi iseennast. Ja ma tahan öelda seda ka, et uus aeg, algav aasta, väga palju kutsub korrale seda, et sa märkaksid, kui keegi käitub nartsissistlikult. Ja et sa ei toetaks teda, mitte mingilgi moel, oleksid neutraalne, lihtsalt saaksid aru, kes ta on ja et tal on need omadused. Kui ta on liiga kiuslik sinu või kellegi sinu lähedase osas, siis sul on vaja kehtestada ennast ja tema käitumist peegeldada talle tagasi. Tema õelad, kiuslikku, salakavalat, passiiv-agressiivset käitumist talle tagasi peegeldada, sest tihti nad on väga must-valge maailmavaatega. Mul keha vabaneb, kui ma sellest räägin, see on suur teema kollektiivis globaalselt. Et kui sa seda peegeldad tagasi, nad kusjuures lähed sellest puhevil olekust, lähed ohvrimeelsusesse, neil on liiga tehtud, kuigi tegelikult algselt nemad kiusavad teisi. Ja mida ma veel tahan öelda, nüüd tulen fookuse tagasi Eestisse, on see, et on väga palju noori, kes, ma tahan seda öelda, et noored, kellel on nartsissistlikud vanemad olnud, üks või mõlemad, tihti on õpetatud neid olema ääretult tublid, ääretult tragid, viielised. Neid on treenitud juba maast madalast neid teenima või tegema nii nagu nemad. Need lapsed on väga ärevad. Nad näevad, kuidas vanemad omavahel manipuleerivad teineteisega. Nad näevad, et nad tunnevad tühjust. Nad tegelikult ei saa emotsionaalset lähedust. Nad peavad ennast kui originaali maha matma, oma vajadused maha matma.
nad on ärevad ja nad näevad sisimas, nad teevad täpselt nii nagu vaja, nii koolis, tööl, suhetes, teenivad, kõik teevad nii nagu täpselt vaja, et olla viieline, kuid sisimas nad on ääretult ärevad ja õnnetud. Ja mõni nendest võib mõelda, et kui ma suureks saan, siis ma teen kõik teistmoodi. Need on need, kes on need mustad lambad, kes on need, kes ikkagi ei ole kaotanud oma tõelist mina. Kogu selles kontrollis, juba sünnist saati kontrollis. Ja see on õige, sest see on tegelikult vaba tahte rikkumine. Igal inimesel on oma vaba tahe. Nad võivad mõelda nii, et ma näen, et see, mis toimub siin, mis minuga tehakse ja mis oma vahel on, et see on vale. No tähendab, see ei ole vale, aga see on nartsissistlik. Aga kui mina kasvan suureks, siis mina teen hoopis teisiti. Kohe suur power läheb sinna sisse, selline autentne, originaalne power, vägi. See tähendab seda, et on säilitatud, on laenatud ennast, sest ei ole saanud lapsena olla ju suurem kui vanemad, aga kui sa kasvad suureks, siis sa saad ise vastutada, oodatakse seda aega. Teine, aga teistmoodi, võiks öelda äärmuslik on see, et minnakse samasuguseks nagu vanem oli. Alla surutud viha muutub monstrumiks, muutub valukehaks, hakkab hävitama. Müüakse oma hinge väga kergesti, et saada ressurssi või armastust või tähelepanu. On see siis kuulsus, raha, seks mingil moel, shopa asjadega või mingite tegevustega, mis ei ole eluterved. Et nagu piirid on nagu täiesti, sest tegelikult need vanemad sõitsid oma piirid, neid ei huvitanud lapse piirid. Nemad leidsid, et laps on tulnud neid teenima. Siin on loodusseaduse rikkumine, sest tegelikult vanemad on need, kes annavad lapsele ja peavad austama lapse vaba tahet, originaalsust. Aga neil on väga must-valge maailm, sest neid on õpetatud nii. Muide vahepalaks tahan öelda seda, et ma ei räägi oma päritolu perekonnast, sest minul on lubatud olla mina ise. Mina olen saanud maast ja madalast teha nii nagu mind huvitab, mis minu looming on, ma olen alati saanud vabalt teha ja sellepärast on mul ka väga tugev mina-tunnetus ja isegi kui seda on olekski püütud teha, siis see ei oleks õnnestunud. Sellepärast, et universum või nii öelda mu sügavam suguvõsa on loonud nii, et mina olen see chosen one olnud, kelle vabad tahet ei saagi rikkuda. Kelle originaalset kohta ei saagi rikkuda, sest ma olen see chosen one. Sellepärast ma ei räägi praegu siin üldsegi oma päritolu perekonnast, võib-olla mõni ütleb, ta räägib enda sellest. Ei, ma räägin üldkollektiivis, ma kaitsen neid nii-öelda nõrgemaid või abitumaid, kes on sellisesse lõksu sattunud. Ja ma väga tihti näen need asjad läbi ja minu ülesanne on olnud läbi aja, lapse vanemana, seda välja tuua, peegeldada, kui nartsissistlik kas õpetaja, kasvataja, vanem, keegi on midagi teinud, seda peegeldada. Ja need järeltulijad siis, kes on olnud kas liiga lojaalsed, kas selles mõttes, et vihanud või selles mõttes, et austanud üdini, aga alla surutud viha on ikka. Sest nende hing ei saa teha oma missiooni. Nende hing ei saa vabalt olla nemad ise. Neid on kasutatud kui asja, teenimaks kedagi teist. See on igasuguse inimhinge vastane tegevus. Mina isiklikult arvan seda küll. Ja see alati loob äärmust. Ja see äärmus ongi see, et väga palju noori on, kes, kuidas öelda, loovad midagi. Või vastanduvad kellelegi või millelegi. Tihtilugu ka valgustöötajatele kollektiivis. Nad kas teevad või avalikult kõnelevad, avaldavad oma arvamust, mis tegelikult ussitab.
Sellepärast, et neil on väga palju alla surutud viha seoses oma päritolu perekonnaga. Ja nad suunavad selle asemel, et enda sees sellega tegeleda, vabastada ja alustada uuelt, nad suunavad seda teistele. Aga kuna nad suunavad seda teistele, siis nad ei teadvusta kahjuks seda, et nad lähevad, sest valgustöötaja on kaitstud valgusjõudude, universumi, Jumala, kõiksuse poolt. See tähendab seda, et kõik need sõnad, teod, mis nad arvavad, et nüüd kuulina läbib valgustöötajad, siis tegelikult see nii ei ole. Kui sa märkad, et sa oled rünnanud valgustöötajat või keegi on rünnanud valgustöötajat, ja sa märkad, et valgustöötaja justkui nagu mitte midagi talle ei ole, tema sellest kahjustada ei saa. Küll aga see, kes on sõnu pildunud või midagi teinud, tema enda kehaga, keha ümber, tema elus, eluviisis, on mingid agressiivsed asjad juhtumas. See tähendab seda, et valgustöötajalt on põrkunud, see ei olegi jõudnud valgustöötajani, sest kaitse on tal nii suur. See on põrkunud selle agressorile tagasi, kes tegelikult võitleb mitte valgustöötajaga, vaid Jumala endaga. See on energiad. Need ei ole inimesed. Need on algenergiad. Nii et kui sul hambakillud lendavad, sest sa oled sajatanud ussisõnu, kui sul on mingi käe või jalaga, ka see on takistus, et oled valel teel, kui sinu unistused hääbuvad või surevad, või kui sa oled võtnud kellegilt ressurssi agressiivsel moel, isekal moel ja selle üle irvitanud, siis just täpselt seda tehakse ka sulle ootamatul hetkel ja sa ei oska seda absoluutselt oodatagi. Ja siis sa imestad, et issand, see valgustöötaja on veel elus. Aga sa ei märka, et kõik need spellid või teod, mis sa oled teinud, on põrkunud ju sulle samaväärselt tagasi. Ja mida rohkem sa edasi katsetad, sest ma tean, et need on katsetanud, siis seda hullemaks teie enda tagasi põrkumised ju muutuvad. Saate aru, et te võitlete millegi endast palju suuremaga, Jumalaga, kõiksusega, universumiga, valgustöötaja ei ole isik. Ta peegeldab sulle sinu enda sisemist konflikti. Valgustöötaja isegi märganud, et sa eksisteerid. Aga kuna sina oled müünud, sina nartsissist või väga suurte nartsissistlike omadustega isik, oled sa mees või naine, oled müünud oma hinge väga odavalt ja sa oled kuri enda peale, tegelikult enda peale, aga sa väljendad oma kurjust või pahameelt, et sa oled seda iseendaga niimoodi lubanud teha, sa pahandad nüüd valgustöötajaga, sest tema ei ole oma hinge maha müünud. Tema on ennast armastanud, ta on käinud enesearengu teekonnal, teda kaitstakse maksimaalselt nii inimeste kui ka energeetiliste olendite poolt. Kui sa ikka saad laksakaid elust enesest tagasi, sest sa oled tegelikult suuremahuliselt ette võtnud hävitustöö valgustöötajate, sa vihkad Jumalat, sa vihkad valgustöötajat, sa vihkad seda, et sa oled enda hinge maha müünud. Sest see hing on nüüd asub, sina arvad, et see hing või see valgus asub sinust väljaspool nüüd. Siin võib olla 2 dünaamikat. Kas sa oled ise hinge maha müünud või sa oled kellegi kohal, kes seda teinud on sinu suguvõsas liiga tugevasti seotud. Aga fakt on see, et sa võiksid olla piisavalt tark ja mõista, et you need to humble down. Sest kui
sa ei tööta valgustöötaja vastu. Sa töötad iseenda vastu, enda kui terviku vastu. Ja selle vastu, et sa oled väga odavalt oma hinge maha müünud, arvatavasti. Nartsissistid on väga külmad ja tühjad seest, aga nad oskavad manipuleerida ja mängida. Oska see, vaata 2026 aasta on number 1, oska see selgusega, konkreetsusega, enese kehtestamises selge kõlava ei, nii energeetilise kui ka füüsilise, vokaalse eiga katkestada ära. Mulle elu näitab, et nartsissistidele ei tohi anda mingitki krediiti enam, sest nad vaikselt hakkavad välja surema, nii-öelda energeetiliselt. Nad lähevad oma urgu. See ongi vajalik. Aga ühte asja ma tahan öelda, ma olen väga palju raamatuid ja materjali lugenud. Nartsissisti ei ole võimalik muuta. Sa täidad tühja teemonit, tühjust, katkist tassi, sa kulutad oma eluenergiat aega, ta ainult lollitab sinuga, ta irvitab tegelikult sisimas sinu üle. Ta ei soovi sulle head, ta mõtleb ainult iseendale. Ja ta mängib ohvrit, kui tema motiivid või manipulatsioonid on paljastatud. Kui sa oled lapsevanem, kaitse oma lapsi selliste teadmistega, sest see on salakaval. Ja kui sul on kahtlus ka koolis või lasteaias mingi kiusuga, kohe sekku. Ära jää ootama, et kool või keegi teine, 3. inimene tegeleb sellega. Kehtesta ennast. Algav aasta seda soodustab. Ja tihti nartsissistid ütlevad, et sa oled ise see nartsissist, kui sa ennast väljendad julgesti. Nad ei taha, et sa ennast väljendad. Nad ei taha, et sa räägid sellest, nende peidetud motiividest, sest nad on siis paljastatud. Neile ei meeldi see. Too bad. Seepärast, et uue energiat ei soodusta seda. Lõigatakse ära sellised kontaktid ja luuakse uut hingekestselt. Niimoodi ei kulutata end. Luuakse südamekeskselt. See on uue aja essents, see on veevalaja ajastu essents. On saabunud liidri ajastu, südamekeskse liidri ajastu, mitte bossi ajastu. Sain vist kaetud enamasti. Vaatame, mis teejuhtidel on veel öelda. Jah, ongi, et need, kes mõistavad, mida ma praegu räägin, need mõistavad. See võib olla ka elutähtsa, elulise tähtsusega. Ja mis ma veel tahan öelda, et tihti, kui 2 või rohkem nartsissisti teevad koostööd, siis tegelikult see ei ole koostöö. See on maskipall ja tegelikult igaüks mõtleb ainult iseendale seal. Et varem või hiljem seal tekib kindlasti hõõrdumine, aga sellised kogukonnad, kus on südamekessus, ühtsus, ühine väärtus ja eesmärgid, mitte isekad, vaid tõesti edasi viivad. Seda näeb ka keha hoiakust, keha kujust, või kogu olemuses seda näeb. Kehakeel või keha tõde ei valeta. Silmad, näoilme ei valeta. Panna tähele ka seda, kui keegi käitub väga lapsikult siis ja proovib nagu sõbralikust niimoodi siduda ühtsust, siis see on ka mäng. Järgmisel hetkel nad võivad olla teisse äärmusse sattuda ja väga õelaks muutuda. Mina soovitan leida inimesed, kes on enda keskmest tasakaalus. Öeldakse, et naine võib endale kõike lubada, ta on ju kuu energia, ta on muutlik ja nii edasi. Tegelikult mina isiklikult leian,
kuigi ma räägin siin meestest ja naistest. Mina isiklikult leian seda, et naine võib endale on tõesti muutlik ja mänguline ja emotsionaalne ja tundlik, kuid ta kindlasti ei tohiks veeretada seda süüd sellele, et ta on ju naine, et ta võib endale kõike lubada, vaid ta võiks võtta vastutuse ja enda sees leida üles see maskuliin pool, kes hoiab teda, et ta ei läheks liiga virvarr. Et ta liiga ei oleks selles. Et mu mõte on see, et alati leidke need inimesed, kes on tasakaalus. Nad on usaldusväärsemad. Ja kes räägivad asjadest nii, nagu on, ilustamata. Ressurss. Sa kulutad oma ressurssi, kui sa tühjusesse seda kulutad. Nartsissistid võivad olla vägagi sellised karakterid ja nad teavad täpselt, kuidas mängida, et meeldida. Nad on selle näitemängu ära õppinud. Küll aga on energeetiliselt, kui neid vaadata, siis nad on tühjuses ja esiteks nad ei oska ka, tähendab, seal on väga palju selliseid energeetilisi nihkeid, mis on nagu mustad augud ja viivad sind labürinti. Nende eesmärk on nii oma lastega, isegi oma lastega, aga ka kaaslastega ja ühiskonnas, töö juures, kollektiivis viia sind labürinti, et sina ei leiaks oma väge üles, et sina ei käiks oma enda teed, vaid teeniksid teda. Ja need, kes on tegelikult oma hingega, ei ole veel oma hinge ära kaotanud, need lapsed või noored tunnevad ärevust selliste inimeste juures. Ja nad tihti tahavad päästa. Nad näevad, et nad on õnnetud nartsistid. Nad tahavad päästa neid. See on ka hukatuslik tee. See ka viib sind sinu enda eluküllusest eemale. Neid ei ole võimalik mitte ühegi hinnaga päästa. Mitte miski ei. See on kõik aju. Isegi kui tundub, et nad midagi nagu on muutunud, see on kõik ajutine. Nad on tegelikult automaatikal. Ja tihtilugu nad on väga-väga lojaalsed oma esivanemate mustritele, mis ei olnud emotsionaalselt intelligentsed. Ja on vajalik kehtestada oma piire algaval aastal, siis su ressurss taastub. Kui sa näed, et sinu ressurss lihtsalt nagu voolab ära, siis vaata oma keskkond ja oma inimesed üle. Ja sea piire seal. Ole ise rohkem nagu elutervelt isekas. Loo oma see, sul on see õigus ja vaba tahe. Nad ei taha, et sa seda näeksid või usuksid või teaksid. Nad püüavad sind kõik võimalikel viisidel traumabondi ka nagu suunata. Ja mine usalda elujõe voolu. Usalda oma sisetunnet. Võt niimoodi ja käi enesearengu teekonda ehk siis saa kontakti oma keha, meele ja hingega, endaga kui tervikuga, oma teejuhtidega. Loodus on, kõiksus on meie kõige parem teejuht, kõige puhtam teejuht. Ja võib-olla kui sa reisid või sa rändad ka elus, et sa lubad muutuste vooluga kaasa minna, et sa ei ole liiga vanas kinni. Niimoodi sa lõhud tegelikult vanu mustreid, mis tegelikult sind ei ole toetanud. On töötanud sinu vastu, on sind pannud ennast saboteerima. Niimoodi sa lood ka uut ja niimoodi sa saad paremat kontakti oma keskmega. Sul on see täielik õigus. Õppimine ja usk, just, reis. Mis suured seiklused mind ees ootavad. Loo oma maailm omadel tingimustel, armastus. Ja mõni on võib-olla kaotanud ka usu armastusse või õnneliku paari suhtesse tänu nendele mustritele. Sest ta näeb, et on vanemad justkui nagu koos, aga tegelikult seal ei ole armastust. Et niimoodi võibki süveneda ka see tunne, et see ei olegi võimalik või nii. On küll. On küll, kui kaks sellist, kes on ennast lahti harutanud sellisest pusast, siis kultuuride erinevus. Ja õpi teistelt, vaata, väga palju on Eestis selliseid stampkultuure, kus
lapsed peavad teenima oma vanemaid, see on tagurpidi loodusseadus. Aga kui sa avastad erinevaid maid, siis sa näed hoopis, kuidas tegelikult maailmas elavad inimesed. Vahel on vaja seda värsket maailmavaatelist punkti. Kvaliteet, aeg, elamused, olemine, nauding. Ja tervisehäirete metafüüsilised põhjused on alati armasta iseennast. Sa oled läinud endast liiga kaugele ja sa oled allunud millelegi. Ja kui sa näed, et sa oled rünnanud valgustöötajat ja sa tunned, et valgustöötaja nagu imestad, et tema üldse nagu ei oleks kriipsu ega kraapsugi, aga sinu lambatükid lendavad, käsi on kipsis, kodus toimuvad imelikud asjad, nagu mingid suremised ja asjad. See ongi see, et sa oled ise või kõik on alati haiged, sina kaasa arvatud. See ongi minu wake up call sulle kui sõnumi tooja, kui erapooletu, et sinu enda sõnad ja teod ja energia, see on bumerang sinu enda sõnadest, tegudest ja energeetikast. See on sinu enda sisemine võitlus. Sa võitled Jumalaga, sa arvad, et sa oled suurem kui elu. Ja siin tegelikult ma näen, et on suurem kui lihtsalt praegune olukord. See on eelmiste elude kogemus kaasa arvatud, sellepärast sa arvad, et sa oled nii suur. Suurem kui elu kui Jumal. Su ego arvab. Aga tegelikult ego saab muudkui tagasi lööke ja ta ikka ei õpi ära sellest. Ega nartsissistid ei õpigi. Ja hingetud ongi sellised. Et nad naerad välja sinu unistused, nad ei toeta sind selles osas, sest neil on kasulikum, kui sina neid järgid. Oled nende teenija. Teed seda väga manipulatsioonilikult. Ja sa tunned justkui nagu süüd või võlgu, kuigi see tegelikult ei ole seda. Sina ainukene vastutus on sul ennast armastada, ennast arendada, enda elu luua, tulla enda keskmesse ja kehtestada ennast. Keda sa pärast süüdistad, kui sa ei kehtestanud ennast õigel ajal? Varem või hiljem jõuab sulle kohale, sa oled endast kõik andnud ja mitte miskit ei ole muutunud. Sest nartsissistid, see on nagu Aamen kirikus, nemad ei muutu, mitte midagi neil ei muutu. Nemad ei arenda ennast, nemad ei näe endas midagi, neile eneseanalüüs puudub. Nad on hingetud, nad on maha müünud oma hinge. Sellepärast, seda tagasi pöörata enam ei saa. Sellised spirituaalsed uudised praegu. Nad tahavad hoida sind lõunanaelast kinni. Nad tahavad, et sa ise ka, just nagu nemadki, ei transformeeru. Ja sellepärast ongi see nagu lõputu küünlapäev või nii-öelda katkise tassi täitmine. Poolikult tuleb üles kvaliteet, elamused, olemine, nauding. Ehk ela hästi hetkes ja kuula oma hinge, kehameelt ja hinge. Kogu kõik oma hinge osad, oma hinge killud kokku, mida sa oled kas ise ära andnud, kinkinud või mis on sult võetud. Kõik kogu kokku. Ma tajun, et veel selle aasta vahetust avaldavad mingid mustrid, mis avavad su kehameelt ja hinge, mis annavad sulle mõista midagi. Enne veel, kui uus algus saab, ehk kui aastavahetus algab. Ja see on armastusest, see on loodusest, see on sinu teejuhtidelt, sinu kaitseinglitelt. Saagu nii. Aitäh sulle, kui see sind kõnetas, pane like, tasakaalupanus või tule järgima lehte või tule seansile, koha peale, kaugseansile ja kohtumiseni.